ja too oma tähelepanu jalataldadele. Märka, kuidas mõlemad sinu jalad toetuvad võrdse raskusega põrandale. Märka, mis tunnet sa tunned oma taldade all praegu. Võib-olla on see jahe põrand. Võib-olla on see karvane vaip, soe suss. Mis tunne see on, mida sa tunned oma jalataldadega praegusel hetkel? Ja võib juhtuda, et kui sa oma tähelepanu hoiad veel jalataldadel, siis hakkad märkama surinat, võib-olla soojust, võib-olla tekivad mõned mikropaistingud läbi selle, et me oma tähelepanu hoiame jalataldadel, sest sinna, kuhu on suunatud meie tähelepanu, sinna koguneb energia, öeldakse. Ja läbi somaatika on meil võimalus seda omal nahal kogeda. Ja millal iganes somaatilisi praktikaid tehes sa tunned, et korraga sinu närvisüsteemis tekib tugev reaktsioon või sinu kehas tekib tugev kas hirmu, ärevuse, vastuseisu, pinge tunne, siis tea, et tuues oma tähelepanu teadlikult uuesti jalataldadele tagasi, on meil võimalik sellest väga ebamugavast kogemusest välja astuda. Kuna me ei taha, et meie oma närvisüsteemi lükkaksime kogemusse, mis võib tema hinnangul olla korraga liiga ebamugav, liiga ärevust tekitav, liiga hirmu tekitav. Somaatikat tehes me võime komistada nii-öelda erinevate allasurutud aistingute või emotsioonide pihta, mis võivad siis vallandada teatud reaktsiooni meie süsteemis. Ja kui korraga saab ebamugavust või intensiivsust meie närvisüsteemi jaoks liiga palju, siis mida närvisüsteem selles kohas teha tahab, automaatselt ta tahab sisse lülitada traumareaktsiooni, milleks on tardumise seisund. Ikka selleks, et meid kaitsta ohu eest, ebamugavuse eest, mis on tema hinnangul talumatult suur. Tema hinnangul nii suur, et me ei tuleks sellega toime. Ja somaatikat tehes me õpime ennast hoidma oma toimetuleku aknas, ehk siis enne seda, kui korraga ebamugavust saab liiga palju, siis on meil võimalik sellest kogemusest välja astuda ja teha seda läbi tähelepanu suunamise mujale. Ehk siis antud juhul kas jalataldadele, mõnikord aitab püsti tõusmine, keha liigutamine, ruumis ringi vaatamine. Ehk siis on erinevaid võimalusi, kuidas oma tähelepanu saame juhtida mujale. Ja millal iganes märkad sügavaid hingetõmbeid, ohkeid, võib-olla kõhukorinat, võib-olla sellist magusat haigutust, siis tea, et need on sinu närvisüsteemi signaalid ja viisid, kuidas ta suhtleb sinuga, kuidas ta annab märku iseendast, et ta reguleerib ennast, vaikselt liigub tasakaalu ja puhka ja lõdvestu seisundi poole. Ehk siis läbi nende väikeste aistingute
on meil võimalik oma närvisüsteemi lugeda, märgata, et ta räägib meiega, et see, mida me teeme, see lõdvestab, tasakaalustab, reguleerib närvisüsteemi. Lubame siis sellel juhtuda ja, ja kehal juhatada meid. Aga praegune tänane somaatiline praktika on seotud rütmilisusega elus. Me ju teame ja kogeme seda igal hetkel, kuidas igale sissehingamisele järgneb väljahingamine. Kuidas laienemisele järgneb kokkutõmbumine ja see on elu osa. See on see, kuidas meie keha toimib, kuidas meie närvisüsteem vajab seda, et igale pingutusele järgneks ka lõdvestumine ja puhkus. Kuidas meie närvisüsteem seda vajab selleks, et ta saaks toimida. Kuidas me pingutame, tegutseme ja siis sellele järgnevalt võtame aja maha. Ehk siis tegutsemisele järgneb olemine. Pingutusele järgneb lõdvestumine. Laienemisele järgneb kokkutõmbumine. Ja luba oma kehal tulla minuga koos hästi aeglaselt ja tundlikult, tunnetuslikult natukene kokkutõmbumise asendisse. Ehk siis sa märkad, kuidas sa tood oma lõua rinnale, natukene võib-olla õlad kokku. Ja seeläbi siis lood endale sellise väikese kokkutõmbumise kogemuse. Märgates ka, et see jääks nii-öelda siis sinu toimetuleku akna piiridesse, et see korraga ei muutuks liiga ebamugavaks, et ei taha üle võtta, ehk siis kergelt tuled kokku tõmbumisse. Ja nüüd minuga koos vaikselt tuled siit välja, avardumisse, tõstad oma lõua jälle üles. Natukene õlad üles ja nii-öelda avad ennast. Kopsud rohkem. Avad. Ja jälle tule kokkutõmbumisse. Hea on seda teha väga aeglaselt selleks, et läbi aeglustumise me märkame rohkem, mis meie sees toimub. Tule uuesti tasapisi kokkutõmbumisse, lõug natukene rinnale vajudes. Ja märka seda, et kui sa oled sellises kokkutõmbunud asendis, mis tunne on selles asendis olla? Sul on praegu mugav veel natukeseks sellesse jääda. Justkui nina on natuke norus, lõug on rinnale vajunud, õlad on ettepoole. Ja kui sa siit hakkad vaikselt tulema jälle ülespoole, hästi aeglaselt, tõstma oma lõuga, vaikselt ennast avama nii-öelda jälle, siis mida sa märkad seda tehes, mis sinu kehas toimub, kas midagi muutub? Hästi aeglaselt. Sa võid ka tuua käed natukene ettepoole, justkui avades ennast. Täpselt just nii suurde sirutusse, kui sa tunned, et päriselt on sulle mugav. Siin on oluline märgata ka oma sisemisi aistinguid, mida sinu närvisüsteem ja keha praegusel hetkel sulle saadavad.
võib-olla tekitab see ebamugavustunnet ja tuleme uuesti jälle kokkutõmbumisse vaikselt, aeglaselt hakkame ennast nii-öelda kokku rullima jälle. Ja tule täpselt nii kookonisse, kui on sulle mugav, sa võid asetada ka käed niiviisi rinnale ja jääda sellisesse nagu natukene nagu kollapsi. Ja märka, kas sinu jaoks on turvalisem või mugavam olla selles kokku rullitud poosis, kus ma justkui peidan ennast. Kas see on minu jaoks mugavam või kuidagi harjumuspärasem versus see, et ma nüüd hakkan ennast vaikselt avama, justkui lahti rullima. Tasapisi. Tõstan oma lõua natuke üles. Vaatan ringi. Õlad liiguvad mul natuke taha. Justkui sirutan ennast välja, avan ennast. Mis tunne see on? Kui sa võrdled seda nüüd selle kokku rullitud asendiga. Ma avan ennast praegu elule, ma sirutan ennast välja. Ma olen valmis kogema, ma olen avatud. Võib-olla sinu jaoks on praegusel hetkel mugavam olla vähem avatud, võib-olla ainult niiviisi, võib-olla niiviisi, tunneta see ära, kuidas sinu süsteem reageerib. Ma jään sellesse asendisse, ehk siis ma olen praegu avatud. Ma avan ennast elule ja mis mõtted või tunded võivad sinu kehas vastavalt sellele siis sellele avatud olekule, asendile üles tulla. Võib-olla see on midagi sellist, et jaa, ma tahan elada, ma tahan kogeda, ma tahan näha uusi asju, tunda uusi tundeid, kogeda uusi kogemusi. See on nii põnev. Aga võib-olla on see midagi sellist, et see on hirmutav, ma pigem tahaksin tagasi kokku rullida ennast praegu sellesse eelmisesse asendisse, kus ma peidan ennast, kus ma olen turvaliselt iseenda kookonis ja ei julge sealt peaaegu välja vaadatagi ja tahan olla selles oma kokku tumbunud olekus, mis ei ole ka vale. See ei ole kindlasti vale, sest et sellel on ka oma põhjus, miks meie närvisüsteem võib-olla on selles seisundis, et ta ei julge ennast sirutada elu poole, ei julge ennast avada, sellepärast et on olnud valusaid mälestusi või kogemusi, mis on meid sulgenud elu eest. Meile andnud selle teadmise, et elu ei saa usaldada ja mul on turvalisem hoida ennast siin kokku surutud hästi pisikesena, et keegi mind ei näe. Ja proovime siit jälle tulla tasakesi laienemisse. Ja võib-olla sul on praegusel hetkel isegi turvaline laieneda natukene grammikese võrra rohkem, kui sa tegid seda eelmine kord. Aga kindlasti tee seda hästi teadlikult ja märgates oma sisemisi aistinguid ja mitte endale justkui ootuseid seades, vaid liikudes täpselt oma keha ja närvisüsteemi tempos. Ehk siis niipea, kui sa märkad, et tekib reaktsioon, tekib võib-olla sisemine pinge, ärevus või vastupanu või mõni mõte, et miks ma seda üldse teen. Ma ei taha kogeda, ma ei taha näha, ma tahan uuesti minna siia
kokku rullitud positsiooni, siis luba endale seda. Ära kuidagiviisi praegu lükka ennast avatusse, siis kui sinu keha jaoks on seda liiga palju. Ja nüüd, olles siin kokku surutud kohas, jälle märka, mida sa tunned. Kas see on sulle omane, võib-olla on see väga tuttav koht, kus olla. Jällegi hinnangut andmata iseendale, säilitades sellise nagu mõnusa uudishimulikkuse iseenda suhtes, et see kõik, mida ma kogen, mida ma märkan endas, see on informatsioon minule, minu enda kohta. See aitab mul ennast positsioneerida, et kas selline väike peidus kokku tõmbunud olemine on minu jaoks turvalisem kui see, et ma soovin kogeda, avaneda, välja sirutada oma tiivad, et kõrgelt lennata. Võib-olla see on liiga palju, võib-olla mul on vaja natuke tulla rohkem kokkupoole, ehk siis tunnetada ära need iseenda sisemised impulsid, mis meile räägivad seda, kus me praegusel hetkel omadega oleme. Ja see ei ole, et üks oleks vale ja teine oleks õige. See on lihtsalt informatsioon meile endale, kuidas me õpime ka märkama oma sisemisi aistinguid, ära tundma oma signaale ja luba nüüd enda kehal jääda sellesse asendisse, mis on tema jaoks kõige mugavam. Ehk siis olgu see siis kas avatud, võib-olla on see niimoodi kokku rullitud ja ja võib-olla on see siin neutraalselt siin kahe vahepeal. Tunne ära, mis on sinu keha jaoks parim. Ja kui sul selle vastu midagi ei ole, siis sa võid asetada käed ümber õlgade. Ehk siis nii-öelda pakkudes endale sellist hoituse tunnet. Iseenda kallistamise tunnet, et ma ükskõik, mida ma märkasin endas, seda somaatilist praktikat tehes, kõik on õige, kõik on informatsioon. Ja siis, kui ma seda tehes justkui ei osanud tähele panna erinevust või ei märganud erinevaid signaale oma kehas või närvisüsteemis, ka see on okei. Kõik on okei. Ja kui keha ei ole selles kohas, et ta sooviks grammi võrdki laieneda või et ta tahaks kuidagi märku anda läbi aistingute iseendast, siis on see, kust me saame tasapisi alustada oma kehaga kontakti loomist ja ühendumist on läbi turvatunde loomise. Ehk siis me ei saa kunagi laienemisse hüpata üle turvatunde, kui meil ei ole turvatunde kogemust närvisüsteemis all vundamendiks, siis see, kui me tahame laieneda, kasvada sisemiselt, areneda, kui me liigume avardumisse, tundmata seejuures turvatunnet, siis selles kohas meie närvisüsteem tegelikult hoiab meid kinni avardumast, kuna ta ei tunne ennast selles kohas turvaliselt, piisavalt turvaliselt. Igasugune avardumine, areng, kasv on ju teadmatu ja igal juhul võib ta kujutada endast närvisüsteemi jaoks potentsiaalset ohtu. Aga kui me loome vähemalt piisava kogemuse turvatundest,
siis on meil võimalus selle pinnalt hakata vaikselt ennast sisemiselt kasvatama ja jälle loome turvatunnet juurde ja jälle liigume elule vastu suurema avatusega, avatud südamega, julgusega, uudishimuga. Ja siis jälle tuleme turvatundesse tagasi ja siis jälle avardume, ehk siis ka selles kohas leida see rütm, et me ei pea kogu aeg oma närvisüsteemiga olema meeletult avatud, meeletult laienemises, meeletult arengus kogu aeg, sest et meie närvisüsteem vajab ka seda, et me vahepeal tuleme sellesse nii-öelda teatud kokkutõmbumisse läbi selle, et me eraldumegi kasvõi natukeseks lihtsalt mitte midagi tegemisse, üksi olemisse, oma turvalisse kookonisse ja lubame endal seal olla, koguda ennast, taastada ennast. Sest areng ja kasv on ju teatud viisil stress meie närvisüsteemile. Ja selleks, et stressireaktsiooni tulemusel me päriselt ka kasvaksime, on meil vaja luua see aja mahavõtmise hetk, mis järgneb pingutusele, mis järgneb stressireaktsioonile. Ehk siis, kui minna jõusaali lihaseid treenima, siis me loome teadlikult stressiseisundi oma lihastele, oma kehale. See on see koht, kus siis me soovime oma lihaseid kasvatada. Aga päriselt need tulemused tulevad siis, kui me läheme koju ja me võtame aja maha ja lubame oma kehal taastuda, me puhkame, me oleme, me võtamegi teadlikult aja maha. Ja siis alles me nii-öelda saame läbi selle maitsta neid vilju, mida me jõusaalis läbi pingutuse tegime. Ja see on siis see rütm, mis hakkabki looma kasvu, sisemist kasvu, välimist kasvu. Et stressile järgneb alati puhkus, et tegemisele järgneb alati olemine, et me hoiaksime iseenda jaoks neid kahte balansis.